Mina tahaksin jagada teiega ühte oma unistust. See unistus on tegelikult sündinud päris ammu. See on olnud väikene, see on kasvanud, mida rohkem ma seda realiseerin ja meie siin instituudi inimestega seda ellu viime, seda tugevamaks ta muutub. See unistus on seotud Eesti juhtidega. See on seotud sellega, et mulle nii väga meeldiks näha, et Eesti juhid on rohkem arendavad ja rohkem kaasavad juhid. Mul on olnud isiklikke kogemusi halva juhtimise all, kus mina ise olen kannatanud. Ja sellel sügisel täitus mul 30 aastat koolitaja nii-öelda karjäärist ja ma olen näinud väga palju meeskondi, kus inimesed kannatavad oskamatu juhtimise all. Ja algul ma olin juhtide suhtes väga kriitiline. Ma mõtlesin, et miks nad siis ei juhi paremini. Aga tegelikult ma saan aru, milles on asi. Asi on tegelikult kahes aspektis. Juhtidel on vaja tunduvalt rohkem arendamise ja kaasamise mõtteviise ja arendamise ja kaasamise tööriistu. Ehk siis minu unistus on, et Eesti juhid oleksid kasvavad, arendavad ja coachivad juhid. Mida see tähendab? Lahti seletatuna tähendab see seda, et arendav, kaasav juht hoolib inimeste sisemisest heaolust. Mida see tähendab? Sisemine heaolu koosneb 4 põhikomponendist. Esiteks, arendavad ja kaasavad juhid julgustavad ja innustavad inimesi iseseisvalt mõtlema, rääkima kaasa oma tööasjades, mõjutama oma tööga seotud küsimusi. Teiseks, mis väga tähtis, nad treenivad inimeste meisterlikkust. Me kõik tahame olla meisterlikud, me kõik tahame olla paremad oma töös, me tahame saavutada häid tulemusi ja selles on juhi roll väga suur. Meisterlikkus on nagu hingeõhk. Me oleme õnnelikud ja rõõmsad, kui me näeme, et me muutume paremaks, et me saavutame tulemusi väiksema pingega või stressiga, et meie tööl on tähendus ja mõte. Ja see ongi 3. aspekt. Juhtidest sõltub väga palju, kas inimesed leiavad oma tööle sügavama tähenduse. Kas nad leiavad ülesse vastused küsimusele, miks ma teen seda tööd. Kuidas see teeb maailma paremaks? Kuidas ma omal töö läbi saan inimestele kasulik olla? Mida see tegelikult pikemas plaanis tähendab? Ja 4. aspekt, samuti väga tähtis, on töötajate vahetu suhe oma juhiga. Milline on selle suhte kvaliteet? Kui selle suhte kvaliteet on hea, kui inimesed tajuvad, et juht hoolib neist, siis hoolivad nemad ettevõttest ja oma tööst. Kõik on vastastikune, me teame seda. Kui nad näevad, et juht on tähelepanelik ja huvitub neist, esitab küsimusi, vestleb nendega, on huvitatud nende sisemisest heaolust, on huvitatud nende töö tulemustest ja tahab sellesse panustada, kaasa aidata, siis inimeste motivatsioon suureneb, nad pühenduvad rohkem oma tööle ja loomulikult on töö tulemused paremad. Nii et see on minu unistus ja niisuguseid juhte on järjest rohkem ja rohkem. Ma toon lihtsalt paar näidet. Hanno unistus on olnud see, et kui inimesed tema meeskonnast ühel hetkel lahkuvad, tema organisatsioonist ära lähevad, siis nad saaksid kindlalt öelda, see oli maailma parim tiim, mille liige ma olin. Ja ta teeb selleks kõik, et see nii oleks. Teine näide. Jane. Kui inimesed minu organisatsioonist lahkuvad, siis ma väga soovin, et nad ütleksid, siin muutusin ma paremaks, siin muutusin ma meisterlikumaks. Ja samamoodi juht teeb kõik, et niisugune arengukeskkond oleks võimalik. Kes võidavad, kui juht muutub paremaks? Võidavad kõik. Võidab juht ise, võidab tema perekond, võidab meeskond, võidab organisatsioon ja töö tulemused. Nii et
juhid arendavateks juhtideks, juhid paremaks.